USA sõjavägi kasutab Iraanis operatsioone maksimaalselt, hävitades raketivarusid, raketiheitjaid ja kaitsetööstuse infrastruktuuri ning katsetades uusi, varem nägematuid relvi. 3 uut relva on eriti tõhusalt kasutatud Iraani sihtmärkide vastu, näidates suurepäraselt Ameerika Ühendriikide ületamatut jõudu maailma laval ning vankumatut pühendumust oma arsenali uuendamisele, laiendamisele ja arendamisele. Siin on ülevaade kõigist 3 relvast, nende tehnilistest andmetest, võimekusest ja sellest, kuidas iga üht neist on seni Iraanis kasutatud. Esimene ja ilmselt kõige põnevam neist 3 on täppislöögirakett, lühidalt PRISM. Selle raketi ajalugu algab 2016 aastast, kui Lockheed Martin, Boeing ja Raytheon teatasid plaanist osaleda USA armee projektis, mille eesmärk oli asendada MGM-140 ehk ATACMS raketisüsteem. ATACMS-i raketid on kasutusel alates 1991 aastast ja on end tõestanud mitmetes konfliktides, sealhulgas Kõrbetormis ja Iraagi vabaduses. Hiljuti on neid nähtud Venemaa-Ukraina sõjas, kus Ukraina väed on kasutanud neid olulistes löökides kõrge väärtusega vaenlase sihtmärkide, näiteks Vene õhutõrjesüsteemide ja laskemoonaladude vastu. Kuid isegi parimad ja tõusaimad relvad vajavad lõpuks väljavahetamist ning USA armee otsib alati võimalusi oma ründevõimekuse tõstmiseks. Nad tahtsid rakette, mis viiksid ATACMS-ide hävitava jõu kaugemale, suurema ulatuse ja kiirusega. Töö PRISM-i kallal algas, Boeing ja Raytheon loobusid võistlusest ning Lockheed Martin jäi raketi ainsaks arendajaks. Lockheed Martini esialgne plaan oli, et raketi maksimaalne ulatus oleks 310 miili ehk 500 kilomeetri. See oli tunduvalt rohkem kui ATACMS-i 190-miiline ehk 300 kilomeetrine ulatus. Kuid seda piirasid keskmaa tuumajõudude piiramise lepingu ehk INF lepinguga kehtestatud ranged reeglid, mille USA ja Nõukogude Liit allkirjastasid 1987. 2019. aastal lahkusid Ameerika Ühendriigid INF lepingust, võimaldades PRISM-il minna kaugemale algsest plaanist. 310 miili polnud enam tipp. See oli baas, kus armee teatas plaanist pikendada raketi laskekaugust kuni 400 miilini ja üle selle tulevaste variantidega isegi üle 600 miili. Parim on see, et nende vahemaade jaoks pole uusi raketisüsteeme vaja. Seda saab tulistada samast olemasolevast M142 suure liikuvusega suurtükiväe raketisüsteemist nagu ATACMS-i, kasutades täiustatud tõuketehnoloogiat, et lennata kiiremini ja kaugemale kui eelkäija. PRISM on veelgi õhem ja voolujoonelisem kui ATACMS, mistõttu igasse konteinerisse mahub 2 raketti ühe asemel. PRISM lendab ligi 2 korda kaugemale kui ATACMS ja 2-kordistab HIMARS-i raketisüsteemi laskemahu. See aitab armeel HIMARS-i mobiilsust säilitada ja suurendab samal ajal märkimisväärselt iga süsteemi tulejõu tihedust. Lühidalt öeldes on see tohutu uuendus ja see on alles algus. Armee plaanib lähiaastatel PRISM-i võimekust laiendada ning mitu arendusetappi käib juba. Esimene etapp on juba kasutusel USA ja Austraalia armees ning selle versiooni ulatus on lepinguga piiratud 310 miilile. Teine etapp, tuntud ka kui maismaapõhine laevatõrjerakett ehk LBASM, viib asjad veelgi kaugemale. Mitmerežiimilise otsijaga suudab see läbida ligipääsmatuid alasid lihtsamini kui algne rakett. See lendab ka kaugemale hinnangulise maksimaalse ulatusega kuni 620 miili ehk 1000 kilomeetrit. Nagu nimigi ütleb, suudab rakett rünnata laevu ja selle mitmerežiimiline otsija võimaldab sihtida liikuvaid sihtmärke erinevalt esimesest etapist. 3. etapp laiendab relvastuse valikut, mida PRISM suudab kanda, lisades tõenäoliselt täiendavat lõhkemoona ja alamoona võimekust ja avades uusi võimalusi ründeoperatsioonideks.
Arvatakse, et see uus ja täiustatud prismil on näiteks lisatulejõud, mis on vajalik vaenlase kindlustatud rajatiste hävitamiseks. 4. etapp kahekordistab prismi baasulatuse tuginedes eelnevates etappides loodud alustele ning parandades raketi tõukejõudu ja aerodünaamikat, et saavutada 620 miili ehk 1000 kilomeetri piir. Praegu arenduses on teadaolevalt viimane etapp, 5. etapp, mis võimaldab prismi tulistada autonoomsest sõidukist. Kui etapid valmivad ja integreeritakse, lendab prism kaugemale, kiiremini ning muutub paindlikumaks, laiemaks kasutuseks ja erinevateks ülesanneteks. See on juba üks muljetavaldavamaid uusi täiendusi Ameerika arsenalis, nagu Iraani väed avastasid operatsiooni Eepiline raev käigus. SEAL tegi Prism oma ametliku lahingudebüüdi, kinnitas USA keskväejuhatuse ametlik X-konto. Operatsiooni Eepiline raev käigus kasutati esmakordselt lahingus kaugmaa täppislöögirakette Prism, mis andsid ainulaadse süvalöögivõimekuse. Admiral Brad Cooper, USA keskväejuhatuse juht, kinnitas, et USA armee tulistas täppislöögiraketi Iraani sihtmärkide pihta. Ta ütles, olen uhke meie vormikandjate üle, kes innovatsiooni abil tekitavad vaenlasele raskusi. Patricia Basilisk, strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse raketikaitseprojekti asedirektor, rõhutas hetke olulisust. Ta ütles Business Insiderile, et Prismi debüüt tähistab uut peatüki armee löögivõimekuses, pakkudes suuremat ulatust ja täpsust. Tal on õigus. Kuigi meil pole täpseid andmeid, millistele Iraani sihtmärkidele Prismi kasutati, on selge, et see rakett annab Ameerika vägedele taktikalise eelise. Prism suudab lennata peaaegu 2 korda kaugemale kui ATACMS-i rakett ning tabada rohkem sihtmärke. See lisab Iraanile rohkem ründevektoreid ja kaitstavaid objekte, samas kui Ameerika saab valida stardikohti Iraagis ja laheäärsetes riikides. Veelgi enam, ballistilise raketina suudab Prism lennata väga suurte kiirustega, eriti oma lennu lõppfaasis, kui see sihtmärkidele läheneb. Need sobivad hästi Iraani õhutõrje ja raketiheitjate kiireks ründamiseks. Kuigi me ei saa olla täiesti kindlad, on tõenäoline, et USA armee kasutas neid rakette operatsiooni avapaukudes, et põhjustada Iraani õhutõrjevõimekusele lühikese ajaga suurt kahju, hävitades raketiplatvormid ja radarijaamad, et tagada järgnevatele rünnakutele selge ja takistusteta tee ning võimaldada lennukitel turvalisemalt Iraani õhuruumi siseneda. Ja see ei puuduta ainult Iraani. Prism-ide kasutamine lahingus on Ameerika viis saata sõnum ka teistele potentsiaalsetele vastastele, nagu Hiina ja Venemaa, kes jälgivad konflikti tähelepanelikult. Ole kahtlust, et neid rakette võidaks kasutada tulevastes konfliktides kummagi riigiga, andes USA-le eelkõige Hiinaga kokkupõrkes suure eelise. Tegelikult on need raketid loodud silmas pidades hüpoteetilist konflikti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Piirkonna paigutuse ja geograafia tõttu on maismaapõhiste raketipositsioonide arv piiratud ning ATACMS-tüüpi rakettidel puudub piisav ulatus teatud piirkondade ja sihtmärkide tabamiseks. Prism-raketid, millel on suurem lennuulatus ja paremad omadused, oleksid Hiina vägedele palju suurem probleem ning annaksid USA-le ja liitlastele tugevama merealade tõkestamise võime. Lühidalt öeldes on Prismi debüüt olnud mitmel moel suur edu. See tõstab esile projekti aastatepikkuse arendustöö ja suurte investeeringute väärtuse, viies armee tipptasemel ründevõimekuse täiesti uuele tasemele. See on vaid üks 3 uuest relvast, mida oleme seni näinud Iraanis kasutatavat. Aga enne kui vaatame lähemalt 2 ülejäänud relva, siis kui selline analüüs sind huvitab, pane kindlasti The Military Show'le jälgimine peale. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Ameerika ja Iraani vastasseis on paberil väga ebavõrdne. USA on maailma juhtiv sõjaline suurriik, kulutades oma sõjaväele rohkem kui 10 teised riigid kokku. USA-l on parima väljaõppega sõdurid, kõige arenenum varustus ja võrreldamatu tõestatud strateegilise edu ajalugu. Aga Iraanil oli üks suur eelis –
droonid. Droonisõja tähtsus on viimasel ajal kasvanud. Venemaa toodab ja ostab palju Iraani Shahedi droone, mida ta on laastavalt kasutanud arvukate sihtmärkide vastu üle kogu Ukraina. Iraan on aastaid tootnud Shahedeid ja arendanud droonitehnoloogiat aastakümneid, olles teistest riikidest ees nii tootmises kui ka kasutustaktikates. Operatsiooni eepiline raev alguses muretsesid mõned analüütikud, et USA väed ei pruugi olla Iraani drooniohuks valmis. Aga Ameerikal oli varuks trumbikaart, mille nimi oli Lucas, tuntud ka kui madala hinnaga mehitamata lahingurünnakusüsteem. USA relvajõududele kaitsetöövõtja Spectreworksi loodud Lucas on ühesuunaline ründedroon, mis põhineb Shahadi tehnoloogial. 2020. aastatel tabati Shahadi droon ja Spectreworksi insenerid uurisid seda USA ametnike sõnul. Seejärel asusid nad drooni pöördprojekteerima, kopeerides Shahadi disainiosi, et arendada Ameerika vägedele sarnast mudelit, pöörates sisuliselt Iraani tehnoloogia nende endi vastu. Edusammud olid kiired. Juba 2005. aastal kasutasid USA väed Lähis-Idas Lucase droone, vaid mõni kuu pärast programmi avalikustamist 2025. aasta juulis. 2025. aasta detsembris lasti esimene Lucase droon merel valla Pärsia lahes. 28. veebruaril operatsiooni eepiline raev esimesel päeval osales Lucas esimest korda lahingus. CENTCOMi pressiteade kirjeldab nende süsteemide võimsust ja potentsiaali. CENTCOMi poolt kasutusele võetud Lucase droonidel on ulatuslik tegevusraadius ja need on loodud autonoomseks tegutsemiseks. Neid saab teele saata katapultide, rakettkiirendiga stardi või mobiilsete maa- ja sõidukisüsteemidega. CNN-ile rääkides tunnistas üks USA kaitseametnik samuti, et Ameerika sõjaväel on ajalooliselt keskendunud suurematele ja kallimatele sõjalistele süsteemidele, mis võisid panna meie väed ebasoodsasse olukorda odavamate ja lihtsamate süsteemide, nagu Iraani kasutatavad kamikaatse tüüpi Shahedi droonid vastu. Lucas seega pöörab USA ametniku sõnul olukorra vastase vastu. Kasutades neid samu odavaid droone, millest igaüks maksab umbes $35,000, mis on vaid murdosa rakettide ja muu laskemoona hinnast, antakse Iraanile tunda tema enda relva. Ametlikud allikad ei täpsusta droonide arvu Ameerika vägedel, kuid kinnitavad, et neid on palju ja tuleb juurde. Arvestades, kui odavad ja lihtsalt toodetavad need droonid on ning kui palju USA sõjavägi kulutada saab, võib ette kujutada, kuidas neid ühesuunalisi ründedroone lõputult toodetakse ja üle kogu Lähis-Ida Ameerika meeskondadele saadetakse. Kuigi me ei tea nende täpseid tehnilisi andmeid ega võimekust, on eksperdid analüüsinud Lucas drooni pilte, et nende kohta rohkem teada saada. Nad märkasid peagi, et need droonid on varustatud ninasse paigaldatud stabiliseeritud kaamerasüsteemide ning satelliitühenduse moodulitega. See peaks teoorias tegema neist märkimisväärselt paremad kui Iraani Shahadid. Satelliitühendus võimaldaks Lucase operaatoritel droone lennu ajal ümber suunata, muuta sihtmärke või koordinaate ning reageerida lahinguvälja muutustele reaalajas. Tulevikus võib see tehnoloogia toetada tehisintellektil põhinevaid parvetaktikaid, kus kasutatakse uusi AI tehnoloogiaid koordineeritud droonirünnakuteks. Isegi kui sellist tehnoloogiat praegu veel pole, võiksid USA väed piisava hulga nende droonide olemasolul neid teele saata gruppide ja parvedena, et küllastada Iraani radarid ja mööduda selle kaitsesüsteemidest või luua ohutuid koridore USA ja Iisraeli kaugmaarakettidele, et need tungiksid läbi. See omakorda võimaldaks Ameerikal ja tema liitlastel rünnata Iraani kõige tugevamalt kaitstud ja väärtuslikumaid sihtmärke, nagu strateegilised punkrid ja tuumabaasid, suhteliselt lihtsalt. Kõige selle juures on tähelepanuväärne iroonia see, et USA-l ei oleks tõenäoliselt isegi odavaid droone nagu Lucas, kui mitte Iraani tõttu. Shahad oli üks Teherani uhkemaid saavutusi, kuid USA võttis selle tehnoloogia, täiustas seda ja kasutas seda oma algse looja vastu. Ole võimalik öelda, kui palju kahju Lucase droonid Iraanis on tekitanud või võivad tekitada, kuid need on oluline täiendus armee arsenali ajal, mil droonisõda muutub maailmas üha tähtsamaks. Kolmas ja viimane uus relv, mis Iraani vastu kasutusele võeti, on tuttava laskemoona Tomahawki raketi värske versioon.
BGM-109 Tomahawk ehk TLAM on üks maailma võimsamaid maasihtmärkide ründerakette. Oma erakordse ulatuse poolest kuulus see igasuguse ilmaga töötav reaktiivmootoriga allhelikiirusel liikuv tiibrakett suudab läbida vahemaid kuni 1000 miili ja enamgi. Seda ei kasuta mitte ainult Ameerika Ühendriikide merevägi, vaid ka Austraalia kuninglik merevägi, Hollandi kuninglik merevägi ja Suurbritannia kuninglik merevägi. Need mereväed kasutavad raketti eri platvormidelt, kuid USA ja Austraalia teevad seda peamiselt pealveesõjalaevadelt. Holland kavatseb seda kasutada fregattidelt, Suurbritannia kuninglik merevägi ainult allveelaevadelt. Aastakümneid tagasi Johns Hopkinsi ülikooli rakendusfüüsika laboratooriumis välja töötatud Tomahawk võeti esmakordselt kasutusele 1983 aastal. Oleme aastate jooksul näinud mitmeid algse disaini variante, sealhulgas RGM UGM-109B laevatõrje varianti aktiivse radarijuhtimisega ja RGM UGM-109E taktikalise Tomahawki mudelit. Kuigi neil variantidel olid erinevad tehnilised omadused, ühendas neid alati sama värv. Ükskõik, mis oli täpne mudelinumber või variant, Tomahawkid on ajalooliselt olnud värvitud udusesse halli tooni, mida kasutatakse sageli ka paljudel teistel USA mereväe relvasüsteemidel ja varustusel. Algas operatsioon Eepiline raev ning merevägi avaldas esimesed lahinguvälja pildid. Need pildid paljastasid midagi, mida maailm polnud varem näinud. Tomahawk rakett, mis oli värvitud läikiva musta viinistusega, mis oli teravas kontrastis tavapäraste hallide toonidega. USA sõjaväe andmetel kasutati seda uut varianti rünnakutes Iraani õhutõrje ja meresihtmärkide, tõenäoliselt ka Hormuzi väina lähedal asuvate mereväebaaside neutraliseerimiseks. Avatud allikate luureanalüütikud ja meediaagentuurid kinnitasid peagi, et musta Tomahawki kasutati operatsiooni esimestes rünnakutes. Eksperdid hakkasid kiiresti jagama oma teooriaid, miks rakett oli nii teistsuguse ja silmatorkava värviga. Nad mõistsid, et sama musta katet oli nähtud ka teisel USA mereväeraketil AGM-158C pikamaa laevatõrjeraketil, täpsemalt LRASM-il. Arvatakse, et läikiv must viimistlus pole vaid ilu pärast. See toimib madala märgatavusega kattekihina, kasutades radarit neelavaid materjale ja infrapuna summutavaid omadusi, et muuta rakett lennu ajal raskemini avastatavaks. Kuigi esmapilgul võib see tunduda tühise lisandina, on Tomahawk rakettide uus must värv tegelikult tõsine uuendus. See parandab raketi võimekust merepinna kohal lennates, suurendades ellujäämist ja võimalust vältida vahelt lõikamist ning tabada sihtmärke. Traditsioonilise hallivärviga oleks Iraani radaritel ja õhutõrjel Tomahawk keeruline tabada, kuid nad märkaksid neid varem ja täpsemalt, mis annaks rohkem aega reageerimiseks. Must värv muudab olukorra tõhusalt segasemaks, tehes Iraani radaritel raketi tuvastamise palju raskemaks, eriti kui see liigub üle ookeanide ja merede. Musta Tomahawki kasutuselevõtt näitab USA vägede strateegilist nihet varjatumate tiibrakettide poole, parandades läbivust kindlustatud sihtmärkide vastu sügaval maismaal. On võimalik, et need raketid mängisid operatsiooni algfaasis olulist rolli Iraani radarivõrkude halvamisel ja hävitamisel, võimaldades järgnenud rünnakuid droonide ja läbimurdvate lennukite poolt. Samal ajal ei teadnud Iraan tõenäoliselt üldse, mis teda tabas. Vaatamata suurtele investeeringutele radaritesse ja õngutõrjesüsteemidesse ei olnud Iraan valmis ülivargse Tomahawki rünnaku jaoks, kuna need võimsad raketid läbisid kaitse enne, kui jõuti reageerida. Pikemas perspektiivis peaksid sellised raketid parandama Ameerika võimalusi heidutada merelisi ohte Pärsia lahes ja mujalgi. Must Tomahawk on tõsine oht igale vaenlasele ning selge näide USA võimest oma relvastust pidevalt täiustava kõige uuenduslikumal ja mõjusamal viisil. Nagu Prism näitab see, kuidas USA parandab oma rakette ja laskemoona, hoides operatiivset ülekaalu, ilma et kulutaks palju aega, raha ja ressursse uute stardiplatvormide loomiseks. Ameerika vaenlased, nagu Hiina ja Venemaa, arendavad tõenäoliselt juba meetodeid rakettide ja teiste operatsiooni Epic Fury käigus kasutusele võetud relvade vastu.
USA on alati sammu ees, ei lepi teise kohaga ning tugevdab pidevalt oma arsenali, et jääda vaieldamatult maailma suurimaks sõjaliseks jõuks. Nüüd saate sellest üksikasjalikust ülevaatest rohkem teada, kuidas operatsioon Epic Fury kulges, uurides, kuidas USA väed purustasid konflikti esimestel tundidel Iraani kaitse. Teise võimalusena vaadake seda videot, et saada üksikasjalik ülevaade, kuidas Ameerika maailma juhtiv pommituslennukite lend hävitas enneolematu tõhususega Iraani raketibaasid ja juhtimiskeskused. Ja kui soovite rohkem põhjalikke analüüse, strateegilisi süvaülevaateid ja värskeid sõjauudiseid, siis kindlasti tellige see kanal.